Mul on hea meel tervitada teid meie Otsa kooli klassikalise muusikaõppe kogukonna poolt just selles vanas, toredas, õdusas koolimajas. Ja teate, ma olen tegelikult teie peal isegi natuke kade. Ja miks? Sellepärast, et teie olete viimased, kes siin sügisel selles vanas majas õppima asuvad. Sest 2022. aastast oleme me juba täiesti uues hoones. Ja kui te ei ole veel päris kindlad, et kas see muusikutee on ikka see, mida te valida tahate, siis siin on mõned mõtted meie õpetajatelt, mis aitavad äkki otsust teha. Niisiis, miks õppida muusikuks? Muusikuks peaks õppima, sest muusika teeb õnnelikuks ja klaverimäng teeb veel eriti õnnelikuks, kuna klaveril saab mängida kõike. Muusika võimaldab peegeldada meie mõtteid ja tundeid ning seeläbi saavutada parem kontakt iseendaga. Mina arvan, et kõige parem osa, mis mina olen leidnud oma muusikateel, on kõik need inimesed, kes mind igapäevaselt ümbritsevad. Need, kellega meil suhted algasid juba kooli ajal ja kestavad põhimõtteliselt terve elu. Kellelegi pole ilmselt üllatuseks, et muusika on tegevus, mis arendab aju rohkem kui ükski teine tegevus siin maamunal, tekitades uusi ühendusi ajus ja andes inimesele tervikutunde. Kui õppida muusikuks ja mängida koos teiste heade partneritega, siis on võimalik kogeda seda, mis on inimese jaoks äärmiselt oluline, et teised mõistavad sind, ilma et sõnu oleks üldse vaja. Kõige olulisem omadus, mis minu meelest areneb välja heliloominguga tegeledes, on kuulamisvõime. See on kuulamine, mis ei käi kõrvade kaudu, vaid kuidagi teistmoodi, mingi muu organiga. See on võime kuulata enda sisse, vaadata enda sisse poole, panna tähele ka teist inimest, panna tähele tema vajadusi, näha ka ümbritsevat maailma ja näha ka selle vajadusi. Ja just seda sorti kuulamine ongi see, mida minu meelest tänapäeva maailm kõige rohkem vajab. Selleks, et teha suurt kunsti, peab pill olema korras ja hääles.